Kas sa tead, mis häält teeb ükssarvik? Ükssarvikuid ei ole olemas. No enam ei ole tõesti. Aga räägitakse, et vanasti olnud. Siin pildi peal on neid kohe mitu tükki. Mis sa siis arvad, et mis häält nad võisid teha? Äkki nad hirnusid nagu hobused? Või hoopis hauklesid nagu sebrad? See on nüüd küll naljakas hääl. Ma ei teadnud, et sebrad nii teevad. Muide, minu nimi on Noa. Kas sa minu laevalugu oled kuulnud? Vist tean, aga räägi igaks juhuks uuesti. Jumal oli pettunud, et inimesed olid nii halvale teele läinud. Ei hoidnud üksteist, polnud lahked ja head ja seetõttu otsustas ta kõik ära kaotada ja uuesti algusest alustada. Ta valis välja minu, Noa, sest mina olin korralik ja lahke mees ja käskis mul ehitada hiiglama suure laeva, kuhu peale pidin võtma kaasa oma pere, pojad koos abikaasadega ning ühe paari igat looma ja lindu. Siis sadas vihma 40 päeva ja 40 ööd. Ellu jäimegi vaid meie, kes me laeva peal olime. Siin pildi peal näedki, kuidas me parajasti laeva peale sättima hakkame. Vaata hoolega, milliseid loomi ja linde sa siit leiad. Lehmad, hobused, kitsed, jänesed, kukk ja kana, kalkunid, paabulinud, koerad, tiigrid, sead, hirved, papagoid, pingviinid. Selle maali on loonud Belgia kunstnik Lambert de Hont peaaegu 400 aastat tagasi. Toona ei olnud olemas internetti ega nutitelefone, kust oleks saanud kõikide loomade pilte vaadata. Kas sa kujutad ette, et nii ammu ei olnud isegi kõikide loomade piltidega raamatuid lihtne leida? Mõnda looma oli keegi kusagil välisreisil näinud, tagasi jõudes kellelegi jutustanud, kes selle siis üles joonistas, vahel valesti. Ja nii võiski vale pilt kordamisse minna. Kas märkasid, mis on ninasarvikuga valesti? Las ma vaatan. Oi, tal on ju sarv seljas. Ning ninasarvikust eespool on üks pika lontis lakaga lõvi, kes ka eriti päris lõvi ei meenuta. Muide, kas sa need ükssarvikud ka enne pildi pealt üles leidsid? Jaa, nad on seal täitsa keskel. Aga kas tead, miks neid enam olemas pole? Pole aimugi. Kuhu nad siis kadusid? Kuna ükssarvikud olid sellised lobamokad ja veidi upsakad ka, siis jätsin nad lõpuks oma laevast maha. Appi, kui hirmus lugu.